Brita, sa oled saanud nii suure teemaga hakkama, nagu on see raamat siin. Ja nii tore, et ma saan seda nüüd füüsiliselt ka käes hoida. See andis mulle tohutult inspiratsiooni, ma sain väga palju sellega samastuda, ma sain väga palju meeldetuletusi ja ma kirjutasin siia mõned asjad ka, millest võiks nagu võib-olla laiemalt rääkida. Et selles mõttes, et see on megaraamat, hästi omanäoline, mida ma ei ole ühtegi sellist laadset lugenud. Ja ma tahtsingi, et jääks alles see autentsus, et kui ma kuskilt midagi saan teada, et ma jagan ka seda nii-öelda allikat või kust see tuli. Ma tahtsin, et inimesed näeks, et tegelikult nende ümber on igal pool kõik olemas, et saavutada ise kõik, mis vaja. Mida see raamat inimesega võiks teha? Et ma ise tunnen, et inimesed võiksid seda lugedes kuidagi lugeda siis läbi enda südame, mitte mõistusega, vaid tunnetada ja leida mingeid paralleele enda eluga ja mõelda, et äkki mul on ka nii või äkki ma ei ole tähele pannud, et ma teen ka selliseid vigu või et minu elus on ka sellised võimalused või mis iganes lahendused, et kuidagi resoneeruda raamatuga. Kõige parem olekski see raamat praktikasse viia, sest see on väga palju nõuandeid ja nippe ja tööriistu. Ma teadsin juba lapsest saati, et ma kunagi kirjutan midagi. Lihtsalt ma ei saanud rahu enne, ma pidin kirjutama ja siis mõne hetke pärast ma sain aru, et see ongi see raamat, mida ma siis hakkan kirjutama. Mis mulle nii tohutult meeldis, et sa ikkagi võtad seal ennast mida öelda alasti, aga põhimõtteliselt alasti. Hästi nagu selline, nagu sa oled. Jäi palju välja ka muidu veel? Ei jäänud. Aga võt just oli see sisemine tunne, et ma pean kirjutama ja ma ei tohi ära kustutada. Ja siis ma mõtlesin, okei, ma võin kirjutada praegu. See, mis hiljem toimub, see on hiljem. Seda ma saan hiljem siis vaadata. Sa ise oled lugenud neid peatükke, oled sa seda raamatut nüüd uue pilguga lugenud, uue endana? Ma olen hästi palju seda lugenud. Siis hakkan lugema ja siis ma nagu sukeldun sinna sisse, nii põnev on. Et ma nagu unustan ära, et ma peaks tegelikult tööd tegema ja toimetama, aga ma kuidagi et mina kirjutasin või et see asi tuleks küll meelde jätta ja see ja see ja see. Et see on nagu mul endale ka selline meeldetuletus, et ma tean, et kõik vajalikud tööriistad on siin raamatus olemas. Mul on ju see, ta on tegelikult triloogiana mõeldud, et see lugu... Miks sa ära ütlesid? Neid asju öeldakse lõpus. Okei, vabandust. Siin esimeses raamatus ma võib-olla natuke rohkem tegelesin enesepettusega kui rulatamisega. Et vaata Merilõvi mingites kohtades ütleb ka, et küsib, et kuidas rulatamisega läheb. Ma ütlen, ma iga päev teen. Aga ma ei näe, et sa edeneks. Kui miski väga tõmbab, siis me peaksime kuulama oma sisetunnet. Sa rääkisid selles raamatus sellest mingist töövihikust, mida sa endale tegid. Kas sa leidsid selle üles või? Ma raamatus kirjeldan seda, kuidas selleks, et oma eesmärkideni jõuda, ma lõin endale töövihiku. Et nagu mõistust ka nagu haarata, et mõistus teeks koostööd ja saaks aru, et see on hästi tähtis asi. Et meie mõistus on ju see, kes väga tihti temast oleneb nii palju, kas me saavutame midagi või ei saavuta või kas ta laidab maha midagi või ta on meiega samas paadis. Veeelemendi tarkus ja hirmud. See veeelemendi lugu oli ka tore. Ja see oli väga ilus, see oli inspireeriv, et kui kellelgi on mingi hirm, siis te teate, kuidas sellega toimetada, et selles mõttes, et saab rahustada küll. Ehk siis, miks me sellest töövihikust räägime, sest kui te ühel hetkel seda raamatut loete, siis teil tuleb kohe see asi meelde, oota, ma tahaks ka teada, mis see töövihikus oli. Kuule, sa rääkisid selles raamatus koledatest pükstest. Ma mõtlesin, et võta need koledad püksid kaasa. Kas oleksid võtnud? Ma oleksin võtnud.
see on nii äge, kuidas ühel naisel on võime kirjeldada, või sa isegi väga ei kirjeldad, aga sa rääkisid nendest pükstest nagu nii ägedalt ja nii, et mul tekkis päriselt, ma tahaks näha neid pükse. Et sa võiks kuskile nüüd nagu üles panna, et raamatus need on need koledad püksid. Raamatus on pilt nendest. Aga mina ei näinud seda. Võtsi üles, tahaks kohe näha neid koledaid pükse. Kui palju sa neid täna kannad? Mul on nüüd kollektsioon sellistest pükstest. Ma saan aru, et sa ju ikkagi jätkad selle järgmise raamatu pealkiri on muidugi hästi ilus. Meistriks saamise lugu või? Kas oli veel? Meistriks kasvamise lugu. Meistriks kasvamise lugu, jaa. Et hästi ilus pealkiri. Üks peatükk oli, kus sa rääkisid sellest eraldatusest ja sellest, kuidas sa ühel hetkel lihtsalt nipsust kogesid ühendust. Mäletad seda? Ma mäletan seda tunnet, jah. Räägi, sest see oli nii ilus või see, et kuidas sinuga see juhtus ja lihtsalt natuke niisugune appetizer nagu teistele. Ma ärkasin üks hommik üles ja ma tundsin seda nagu see tunne, et ma olen kõigiga ühes ja samas ruumis ja kõik ongi nähtaval ja kõik me olemegi et eraldatus oli kadunud ja see oli kuidagi nii eriline tunne oli. Kas see on siiamaani kadunud või püsima jäänud see seis? Ma arvan, et see sai selles mõttes minu osaks, et see muutus nagu tavaliseks või et ma ei tunne nagu sellist hämmeldust igapäevaselt selle osas ja võib-olla mõnikord mul ka kipub meelest minema. See on väga hea välja. Ma tänan. Selles mõttes kaasloojatega tehtud siis selline äge kimono, siis sinu maal on taga on ju. Ja, et Art Muusa hästi ägedad loojad, kellega ma siis koos tegime mulle kimonost. Ma tundsin, et mul on vaja sellist hästi väekat Kas see on siis eritellimus või seda saad? See on eritellimus ja tõesti, mul on selja peal on näita muidugi. Võrita enda maalitud siis maali foto pealt siis või kuidas see on CD-trükk või kuidas seda? Ma arvan, et Art Muusa tegijad teavad täpsemalt, kuidas nad seda tegid. Aga see sellest maalist on tegelikult raamatus ka juttu, üks peatükk. Hurda siluetist, ma ei tea, kas sa mäletad. Ma ei teadnud varem, kuidas peaks riideid endale valima selga. Võib-olla kõlab totralt. Kõlab nii totralt on ju, sest me ju teame, mis seal raamatus oli. Aga põhimõtteliselt see on see, et kui välimus ei lähe kooskõlla sisemusega, et siis on niisugune, et me võiksime ikkagi kanda rõived, mis toetavad ja tõstavad ka esile seda meie olemust. Ja, et esimene asi, mis ma teen, on need vastavalt sündmusele. Et ma lähen riidekapi juurde ja siis on see, et nii, mul on täna raamatu esitlus. Mis toetab mind praegu raamatu esitlusel kõige paremini? Mis ma peaks panema selga? Või läheksin šampanja, ma arvan. Kas see praktika, keegi ei tea, mis alusvaimne praktika on, aga saate raamatust teada, kas see toetab sind tänase päevani? Ma mingi hetk vist tundsin, et ma otseselt ei vaja seda enam, et ma sain sealt selle toe kätte. Aga mõnikord on meelde ka tulnud meenutamaks ennast ja siis on ka äge. Et see on üks selline tööriist, mille... Kas räägime ära? No me võime ju rääkida. Ma arvan, et inimesed pärast nagunii ei mäleta, et kui nad hakkavad raamatut lugema, siis tuleb jälle meelde. Et ma sõitsin külla Merilõvile. Tal oli selline hipilaager mere ääres. Ja seal oli üks selline sadamahoone. Ja mina olin nagu see, kes alati pargib ennast kuskile sinna, kus päriselt pargitakse. Nii et ma parkisin ennast sinna sadamahoone juurde. Ja siis Merilõvi ei saanud aru, et mis mõttes, et tema laager on seal natuke eemal, et võiks sinna muruplatsi peale parkida.
siis mulle tundus see nii vulgaarne, mis mõttes muruplatsi peal. Ja siis ta ütles, et aga mõtle, kui sa oleksid Anu Saagimiga koos tulnud, ta oleks kohe küsinud, et kuhu sa mind tood? Miks me peame kuskil kilomeeter kõndima? Ma tahan ikka treppi saada. Ja sellest alates ma hakkasin ise ka mõtlema, et kuna mina olin see, kes ennast alati pisendas ja hästi tagasihoidlik olin, siis sellistes olukordades ma hakkasingi mõtlema, et aga mida siis Anu Saagim teeks, aga miks ma pean kuskile parkla kõige tagakohta parkima, sest ma olin alati ka see, kes mitte kunagi ukse lähedal ei parkinud, ma parkisin alati kõige kaugemasse nurka. Ja siis ma isegi ei näinud neid kohti, mis olid ukse ees. Mulle nagu tundus, et seal ei ole mulle kohta või. Kas midagi me peaksime veel sellest raamatust teadma või jagama? Mõte siis oli see, et kuidas me tihti näeme kõike läbi negatiivsuse prisma ja klaas kipub olema pooltühi. Aga tegelikult on meie enda otsus, kuidas me neid asju näeme, et klaas võib olla ka pooltäis. Ja kui võileib kukub maha, siis ja ta kukub näiteks õiget pidi maha, siis on meie otsus, et kas me oleme pettunud, et nüüd see võileib kukkus maha või me oleme õnnelikud, et ta kukkus õiget pidi. Aitäh kõigile. Ja muidugi sina, Aveli, aitäh, et sa tulid. Aitäh, et sa kutsusid ja ma siiralt soovitan seda raamatut kõigile, aga see on selline väärtraamat, mis oma ajas ei kaota väärtust, et sa peaksid seda. Aitäh. Ja see on väga suur väärtus, mida sa oled loonud siia. Aitäh sulle, et sa selle kirjutasid ja tõesti julgesid avaldada ja kõik oma isiklikud teemad siia sisse panid ja me saame sinust nii ägeda pildi ja me saame sinust läbi selle osa ja samas see puudutab absoluutselt 90%. Tõsiselt. Need teemad on nii universaalsed. Aitäh. Ja edu sulle nende uute raamatute siis lanseerimisega, et need tuleksid ka ägedad ja tõesti ideaalne nüüd jõudaks kingikotti panna inimestele, kui te tahate nende teadlikkust tõsta. Kohutav pämbipusa. Kus sa seda said? Ma ei tea, kas see on kohutav, see on nagu ilus ju. No minu meelest ka, aga jah, see on pusa, mis Merilõvi maha laitis, et sellega kuskile minna, et siis jah. Kuidas sa Merilõvile selle raamatu üle annad? On sul mõtted ka juba? Aga ma juba andsin üle. Andsid, jah? Äge. Igal juhul me ei saa teada, kes ta on. Ta kusjuures, ta on osadele inimestele juba rääkinud, et temast on raamat tehtud, et ta on osaline. Ja siis, kui ta ise soovib, siis ta võib, ma ei tea, pressiteate teha kas või, et ma ise jätaksin ta jah praegu mainimata. Aga nii äge on see, et ma ei saanud teada, kui vana ta on, mis on tema nagu välimus või mul ei olnud mitte mingit ettekujutust temast. Et see raamatu eesmärk ei ole see lõputu kirjeldamine nagu ilukirjanduses on, vaid selle fookus on ju hoopis nendel tööriistadel ja kuidas neid kasutada ja kuidas oma elus edeneda ja kuidas oma elu üles ehitada ja siis see, et milline särgikrae Merilõvil on või ei ole, see ei puutu asjasse ja see lihtsalt tõmbaks seda fookust kuskile valesse kohta ära ja sellepärast ma ka ei ole lõputult kirjeldanud seal raamatus mingeid erinevaid asju. Sa täitsid 100% just selle ülesande igal juhul. Aitäh sulle! Aitäh! Britale suur aplaus!